oleme rõõmsad. Nii, aga tere õhtust kõigile ja Tere. alustame siis tänase tiimi tooteõhtuga, kus meil teema oli siis, et me põgusalt teeme kokkuvõtte ülipõnevast reedesest suure tiimi, Sirli tiimi siis koolitusest, kus meil oli võimalik siis kuulata 41 aastat meditsiinivaldkonnas töötanud inimese kogemust läbi Nutrilighti, kuidas ta sinna jõudis ja nii edasi. Aga noh, seda kõike ei ole muidugi meil võimalik siin teistkordselt üle anda või edasi anda, et see on niisugune väike puudutus. Ja, et me teeme täna nagu selles vormis, et mõned sellised erksamad sellised välgatused, mis nagu, mida tahaks kindlasti nagu edasi anda, et siis alustamegi Kaisa sinuga, et sina oled ka nagu meditsiinivaldkonna töötaja. Et mis sulle kui meditsiinivaldkonna töötajale seal just nagu, mis nagu kõnetas ja mida sina tahaks kindlasti oma tuttavatele sõpradele edasi anda? Või et mida sa said teada, mida sa ei teadnud? Tere. Tegelikult neid asju oli nii palju, mida ma sain teada ja mõtlesin, mida ma olen valesti teinud, et kas või mingite vitamiinide võtmine, millega, mis ajal ja kuidas. Et tegelikult neid oli tõesti mitu uut infot, aga võib-olla üldiselt ma ütleks, et miks see koolitus oli nagu nii väärtuslik, oligi see, et esiteks on tegu tervisega ju, tervise teadlikkust suurendada ja see, mis sa saad iseenda ja oma lähedaste või oma tuttavate jaoks teha selle teadmisega, et päästa kellegi elu sisuliselt või siis elukvaliteeti parandada. Ja noh, tõesti nii tänulik selle eest, et me saime päris, ma ei tea, mis ta oli 1,5 tundi sellist sisutihedat infot, aga võib-olla ma kiirelt ütleksin lihtsalt mingid sellised faktid, mis need oli veel, aga niimoodi põgusalt tooks välja, et B-vitamiin näiteks, et see ei imendugi, kes toitub tihti poolvaprikaatidest ehk valmistoidust, et ka see, ta ütles, et esiteks see toidu väärtus ja kvaliteet on midagi muud ja siis ei saagi B-grupi teatud vitamiiniga imenduda. See, kuidas tsinki võtame, et see kindlasti tühja kõhuga pigem, et koos rohke kiudainega ta ei imendu, et jällegi, kes on võtnud tsinki ja näiteks ikka on haige või mis iganes, öeldakse, et tsink on elujõu vitamiin, nagu Tiiu Sinikas ütles. Siis teine asi, mis ma olen küll kuulnud, aga et oomega just astmaatikutele, et kuna aga Tiiu nagu selgitas nii täpselt, et ta transpordib seda hapnikku otseselt siis kopsudest kudedesse. Et noh, ma ei teadnud, et selle nagu nii otsene seos saab olla. Ja mis oli eriti põnev, et kellel on D-vitamiin madal, et nendel on palju raskem kaalu langetada ja üldsegi D-vitamiini tasemed võivad nii kiiresti muutuda, mis ta ütles seal kuu või 2 oli 140-le mingi väga suur muutus. Et paljud ju arvavad, et kord aastas teevad ära, et on korras ja ikkagi poole aasta pärast on täiesti väsinud ja nad ei taipa, et see võib sellest olla. Ja kohe ma rakendasin neid teadmisi ka oma patsiendil, kellel on olnud hullult häda krampidega ja sööb pidevalt magneesiumi kogu aeg. Noh, me teame krambid magneesium, aga et ikkagi sellele magneesiumile on vaja juurde D-vitamiini ehk krambid võivad jääda ikkagi, kui sul on D-vitamiin madal. Ja siis ma kohe ütlesin, et kindlasti D-vitamiini juurde võtame ka analüüsid. Ma usun, et neil on see madal. Tihtipeale neil, paljudel eakatel on see all, kes ei võta ka toidulisandit. Ja kuna ma ei tea, kas Martina, ma igaks juhuks äkki küsin üle, et kas sa ise rääkida või ühesõnaga Martina on hetkel nii, et ei saa vist ühenduda, aga Martina kirjutas, tema osales siis ka koolitusel ja tõi välja ka sellised otsesed faktid, et 2 aasta jooksul on võimalik kõrgvererõhu tõvest ning tekkivast teise tüübi diabeedist hoiduda tänu Nutrilighti vitamiinidele. Et ka siis ennetada või siis ka, kui on juba tekkinud näiteks hüpertoonia ehk kõrgvererõhu tõbi, et siis on võimalik seda langetada teatud vitamiinidega, aga muidugi seal on
vajalik siis läbi konsulteerida oma arstiga, et mitte kohe päeva pealt, et oma ravimeid ära, et kindlasti mitte seda. Ja et baas on siis alati teada, et on valk, omega, double X või daily, multivitamiin, aga et baasi läheb ka lisaks siis tsink ja D-vitamiin. Ja võt, Martina tõi sellega välja, et kilpnäärme probleemidega inimesed, et daily võtmist nagu niimoodi jälgida või ettevaatlikumalt, et kuna seal on 93% sisaldab see siis joodi sellest vajaminevast päevasest normist. Et kilpnäärme tõvega või mingite kõrvalekalletega, et siis seda daily multivitamiini ettevaatlikumalt või siis võtta double X-i. Vot, igatahes super ja koolitus ja lihtsalt, ma ei tea, sõnad said otsa, aitäh. Jah, ühineme ka Kaisa ja Martinaga ja selle D-vitamiini kohta siis selline väike märkus, et me siin Sillega osaleme sellest, paljud osalevad ka vist sellest geenivaramu selles uuringus, on ju. Kas teist keegi osaleb? Et geenidoonor ja siis nüüd tuli juba see teine kutse, et verd andma ja siis me mõtlesime, et okei, et üks torkimine on, et las nad siis vaatavad D-vitamiini ka kohe ära, et sellest küll seal natuke maksad, aga et sa ei pea nagu eraldi minema. Et üks torkamine, ja kuna eile just või mis? Ja eile tuli ja täna me käisime ja et homme me saame oma D-vitamiini määruse või suuruse teada. Asusime kohe tegutsema, et kui Tiiu ütles, et tuleb test teha, siis tuleb test teha ja tegime. Ja ongi selles mõttes on päris huvitav siis, et kuna me ju siin 2 nädalat tagasi tulime just looduselt terve nädal saime päikest, et vaatame, et kuidas see päike on mõjunud, me oleme D-vitamiini ka võtnud regulaarselt, et kuidas see tase tegelikult on. Et vaatame, mis meil see tihti võib olla nii, et sa võtad, aga tegelikult sul oleks vaja võtta rohkem. Aga D-vitamiini ei tohi ka üle võtta. Ja nii nagu Tiiu ütles, eks ole, et üle ka ei ole vaja, et immuunsüsteemi ei tohi pushida. Ja mille pärast ma olen tegelikult ülirõõmus on ikkagi see, et läbi reedese koolitaja enda kogemuse tõi ta välja siis sellised faktid, mida tegelikult sa ei leia ei Nutrilite'i lehel, ei leia Amway lehel, ei leia ka Nutrilite'i koolitustel, Amway Akadeemia koolitustel. Kas see sama, et kui sa tahad, et meil on väga palju on tulnud sellised sellist infot sinu tuttavatelt ja sinu kolleegidelt, et B12 vitamiin on madal. Madal, et vaja võtta. Ja siis inimesed ostavad selle B-vitamiini, hakkavad seda sisse võtma, aga näiteks valku ei söö piisavalt. Ei ole lootustki, et see B-vitamiini tase tõuseb. Ei ole lootust. Et ma näitan seda valgupulbri, see on nüüd see taimne valgupulber, et see valk on ikkagi baasi juurde kuulub ja see tundub harjumatu toidulisand, ta pole isegi tableti kujul, eks. Ja et seda inimesed nagu võõrastavad ja nad ei taha seda võtta, aga et see B-vitamiini jutt ja teine asi, et me rääkisime siin ka tsingist, eks, et minu jaoks väga oluline teadmine oli see, et selle immuunsüsteemi kohta, et tsink on ju, me räägime, et immuunsüsteemi tugevdaja, aga ta on selles mõttes immuunsüsteemi tugevdaja, et ta hoiab neid antikehade taset, eks ju. Aga kui organismis ei ole piisavalt valku, siis need antikehad ei saa isegi tekkida. Et selles mõttes, ja tsingil ei ole sellisel juhul ju midagi hoida. Eks, et see valgupulber on ikkagi, et ma otsustasin, et ma asun aktiivselt tegutsema just selle info baasil, et miks olen siiamaani aru saanud küll, et valk on oluline, aga ma sain aru, et ta on tegelikult veel palju olulisem, kui ma olen siiani aru saanud ja et ilma selleta põhimõtteliselt on paljud asjad kasutud või jõuetud. Ja kui arvata, et ma saan tavatoitumisega valgunormi kätte, ei saa. Ta peab meeletult palju sööma siis, ütleme seal muna või teatud siis toiduained, kus on väga palju valku sees. Aga sa ei söö, mitte iialgi ei söö nii palju. Ja me oleme seda eelnevalt ka öelnud, et meie just praegu juba pikemat aega võtame hommikul veega ja kiudainetega ja teeme siis seda.
ülihea. Meile väga maitseb. Ma olin natuke alguses ikka... Me esialgu mõtlesime, et noh, ta ei ole nagu maitsev, et vaata, kui sa oled harjunud selle kakaopulbriga, mis on magus, on ju. Teate, ma nüüd ütlen, et ma eelistaksin seda. Ja, see on ülihea. Ülihea, nii et proovige ja kui esimene kord ei maitse, proovige 3 päeva veel järjest. Jah, ma vanasti segasin keefiri, siis ma mõtlen, miks ma seda keefiri sisse pean segama, kui ma võin seda veega võtta, jumala hea on. Jah. Nii et jah, ma arvan, et rohkem me sellest koolitusest nagu Grete küsib, et palju me paneme valku, et paneme... Meie jaoks maitselt on meile timmisime niimoodi, et 3 kulbitäit 500 grammi vee peal, me saame 2 niimoodi triiki täis klaasitäit. Sellist klaasi, jah. Ja. Et siis on täitsa ääreni täis. Et ükskord ma panin 4 kogemata kuidagi ja siis tundus nagu... Aga eks sellega ka harjuks, aga meie jaoks on 3. Ja siis meie mikserisse ja blenderiga sassi ja kiudainet ka sinna hulka. Teed natuke müra ja ongi valmis. Et igal juhul soovitame see võtta nagu endale normiks. Et igal juhul valku hakata võtma. Noh, ka see sama, ütleme see, mida me väga paljud sööme, et sööme seda valgupatooni. Et see valgupatoon annab ka tegelikult päris korralikult 20 grammi. Ja, aga sellega on ka, et minu meelest see veega segamine, et hommikul jood selle ära, et ei teki seda olukorda, et ma unustan seda kuhugi peale raputada, seda valgupulbrit või ma olen päev otsa väljas kuskil, ma ei saagi seda oma toidule lisada. Ma joon hommikul selle portsu ära, mul on pärast see valgupatoon kaasas ja ma olen nagu valguga varustatud, et see on kuidagi hästi hea tunne. Tegelikult ma tean, et ma olen selle hommikul juba selle valguportsu kätte saanud. Ja sellel reedesel koolitusel räägiti ka väga palju tegelikult vee joomisest, et vee joomine, kui sul on peavalud, siis tegelikult on sul vedeliku puudus. No seal oli ka magneesiumi puudus, aga üldjoontes on sul vedeliku puudus ja sul on puhta vee puudus. Et meile nagu jälle meeldib väga see, et vaadake ikka, et ega inimene ei hakka kohe mingeid asju kasutama, kui ta saab teatud infot vähemalt 3 või 4 korrast vot siit ja sealt nurgast ja naaber räägib ja teine naaber ka räägib. Siis hakkad mõtlema, kuule, kui kõik räägivad, kuule, aga äkki on siit tõsi, sest Helen Muir rääkis sellel Skandinaavia koolitusel, räägis täpselt samamoodi sellest 2 klaasi joomisest hommikul kohe kulinal ja enne lõunasööki ka 2 klaasi. Meie hakkasime nüüd seda siis rakendama. No hommikul me joome juba ammu. Hommikul me joome ammu, aga mina rääkisin seda lõunal joomisest ka, aga siis üks meil siin ei võtnud hästi vedu, aga nüüd lõpuks võttis vedu. Ja tähendab, tegelikult on see, et kui sa teadlikult ei joo, sa ei saa seda normi kätte, mis sul vaja on. Sa võid arvata, et sa saad, aga tegelikult sa ei saa seda normi kätte. Et ma olen avastanud küll, et ongi olnud, et paar korda nii, et vaatad, et nagu peavalu. Miks mul pea valutab hommikul natukene? Kusjuures ma olen otsustanud, mul enam ei valuta pea ja see töötab. Ja siis mõtlen tagasi, et kuidas eelmine päev ongi. Loen oma klaasid ja kõik palju ma vett jõin ja tulebki välja, et alati on vett natuke vähe on. Et ma kindlasti joon vett väga palju võrreldes nii-öelda tavalise inimesega, kellega ma näiteks koos tööl olen, aga jah. Ja nüüd tuleme siit selle vee joomisest, ma jagan natuke nüüd ekraani. Täna tuli Postimees, tuli üks artikkel. Nii. Et paneme selle alla. Näete, teadmata põhjusel möllab Pilka küla joogivees kolibakter. Pilka küla on Luunja vald. Ja vaadake, kuupäev on 8. november. See on siis Tartu Vee mingisugune ametnik siin, ütleb, et nad siin ja siis soovitakse, et vett ilma keetmata juua ei soovitata. Ja aktsiaselts Emajõe veevärk, siis nad tegelevad sellega. Praegu puudub ülevaade, kuidas bakter vette satub, põhjust alles otsitakse. Ja nüüd, kui seda nüüd vaadata, millal see uudis tegelikult tõusis. Luunja valla lehel on oluline teavitus 2. novembrist. Nädal aega. Vaadake, nädal aega juba tegeletakse nii-öelda selle põhjuse otsimisega, aga ei leita. Ja inimesed joovad nii-öelda keedetud vett. Ja kui te nüüd arvate, et näiteks, et ma keedan ära ja siis on seal need bakterid.
ja need bakterid lähevad keemisega välja. Jah, nad surevad ära, aga nad välja ei lähe. Tekkis autos arutlus, et see bakter on ju elusorganism, ta sureb sealgi vee sees ära, aga sisuliselt, vabandust, ma ütlen inetust ei kõlab, aga sisuliselt ulbivad seal ju bakterilaibad mul siis vee sees. Ja siis ma olen nagu bakterite surnuaias ja joon seda. See kuidagi oli eriti õudne. Miks on vaja E-Springi filtrit? Sellepärast, et E-Springi filter võtab kõik need bakterid välja, ka need, kes on juba surnud. Ja mis me veel arutasime, näiteks kui elada sellises kohas, nagu meie elame, kus vesi ei tule veevärgist. Ja kus tuleb salvkaevust näiteks. Tuleb salvkaevust vesi, erinevalt veevärgist ei tee meie mitu korda aastas veeproove. Isegi mitte 2 aasta, 3 aasta tagasi. Me ei olegi veeproovi teinud ausalt. Ei ole jah. Sest meil on veefilter. Meil võib seal kõike olla seal vees. No ma tean, et meil need ületee naabrid, need, ma ei tea, miski pärast nemad toovad nendes 5-liitristest nendest lähkrutest toovad kogu aeg vett. Meil oli ka muidugi kaevu vee tase oli madal, võib-olla selle pärast tõid, aga ma tean, et vähemalt mingi aeg ei olnud meie kaevuvesi ei olnud nagu hea maitsega. Ja me ei ole ju ainukesed, kes niimoodi elavad, et on kaevust tuleb vesi ja sa ei kontrolli seda ju kogu aeg. Nii et kindlasti te saate ka oma tuttavatel, kellel on salvkaevud, te ikkagi võite soovitada, et tegelikult tasuks mõnikord ära teha see test, et vaadata, et mis sellest kaevuveest tegelikult on. Et me arvame küll, et läbipaistev vesi on puhas, aga me tegelikult ei tea. Ja võt sellest võivad tulla igasugused, võibki olla nii, et sa jood vett ja siis hakkab sul kõht valutama. Ja siis mõtled, et sõin midagi pahasti. Ja siis mõtled, et sõid midagi pahasti. Et sellest vee joomisest siis nii palju. Nii, nüüd edasi tahame siis meelde tuletada, et on käimas siis meil see iCooki challenge, kus siis saab võita sellise uhke panni, millega saab hästi murdvargaid eemale lüüa, igal juhul. Mis kuulsas vene kirjandusteoses oli see lause, et ja siis lõi vanaema Veera tentsikule panniga pähe. Ja, sellega jah. Mul ei ole enam meeles, aga see on väga kuulus vene kirjaniku teos ja mul mitte ei tulnud. Ja Turgenev või Tolstoi või midagi, ka selle kaliibriga kirjanik, jah. See tuli mul praegu meelde. Et meile osad on juba siin saatnud, on saatnud pilte ja on saatnud ka selle, et näitavad ilusti, et see pann läheb veelukku. Et vaadake, praegu kui ma nagu nüüd keerutan, siis tal ei ole veelukku, sest ei ole kuumust. Aga kui tekib siia kuumus ja tekib siia niiskus, siis ta peab hakkama keerlema. Ja see tähendab seda, et sa oled aru saanud, mis asi on veelukk, sest kui sa veelukust aru saad, siis sa oskad valmistada kiiresti ja maitsvalt süüa. Ja see ongi oluline, et sa saaksid teha maitsvalt ja tervislikult. Ja kiiresti. Samas ei pea kiiresti tegema, sa võid teha ka nii, et jätad selle et sa ei ole lihtsalt juures, kui ta kiiresti valmistab. Jätad popsima ja lähed ise põllutöid tegema. On ju, ma ei tea, kas läheb põllutöid. Nii, ja nüüd järgmine uudis on selline, et täna saime teada, et meie Poola kaup on jõudnud Tallinnasse täna. Täna jõudis Tallinnasse, homme me läheme Tallinna Openile ja saame selle kauba kätte. Ja see tähendab seda, et me lähme talle järele sellele kaupale. Ja me lähme järele, et siis on kindel, et me ta kätte saame. Ja samas vaatame ka Tallinna Openi uue koha üle, me ei ole seal käinud, see Kadaka teel on ju. Ja 10. kuupäeva paiku Sirli tiim teeb Poola tellimuse. Kuigi te alles saate kätte. Kuigi te alles nüüd saate kätte. Aga ikkagi kordan üle, et meil on Poolast võimalik saada siis Immunot, on siis Focus, on siis Sleep, millest ka põgusalt räägiti tegelikult reedisel koolitusel Beauty, siis on see maksapuhastaja, väga vinge asi, Can't Stop ja Less Stress ja lisaks siis veel väga hea XS-i jook ja muidugi glükosamiin ja palmetto. Parema hinnaga kui muuseas Lätis. Et ma saadan täna info laiali, et kes soovib, et siis 10. kuupäeval igal juhul me teeme selle tellimuse ja me teame, et me peaks nüüd saama selle suhteliselt ruttu kätte, sest nüüd on see kanal on teine.
see, mis oli, lihtsalt kuna seal oli mingi lehel oli mingisugune Kamaja ja tellimisel ei läinud see makse ei läinud läbi ja kui ma selle kordasin, siis ta võttis selle vana aadressi ja see kaup läks sellele vanale aadressile, mis on hoopis teises kohas ja sealt ei tulnud nagu keegi pikka aega Eestisse. Ja no siis me nüüd otsisime siin erinevaid võimalusi, me saimegi erineva võimaluse, aga siis saime ka juba Sirlilt vastuse, et kaup jõuab täna või homme Tallinnasse ja täna tuli juba uudis, et ongi Tallinnas. Nii et super, lõpuks me saame need asjad kätte ja saame need ära jagada. Vot. Nii, ja kas keegi on nüüd vahepeal mingisuguse tootega saanud mingisuguse vau-efekti, et ta võib ka olla selline toode, et sa saad iga nädal hambapastaga saad vau-efekti, et iga nädal lähevad hambad valgemaks, aga et meil on just vaja, et sina jagaks seda vau-kogemust. Millega sa rahul oled? Jah, kui sul on see kogemus, on ju, et noh. Kui tohib, ma võib-olla jagan oma tuttava kogemust, et proteiinipulbrid on ta on erinevaid proovinud, spordiinimene, aga mis huvitav asja ta tõi välja, et kui kellelegi see veel meeldib, et ta ütles, et teised proteiinipulbrid jäävad, just see XS-i vaadakut andsin, et jäävad sellised vesised, et aga talle meeldib, et ta jääks nagu tummine, et ta ei ole leidnud sellist valku. Ja ta ütles, et vot see jääb täpselt selline tummine, et isegi kui ta tegigi veega, ta ütles, et ta ei taha mitte mingi muu asjaga. Ma ütlesin, et võid proovida mandlipiimaga, mis iganes. Ta ütles, et ei, ma tahan just katsetada, et veega, et kas ta jääb selline nagu, mitte päris puding, aga ta kirjeldas seda niimoodi, nii et ma mõtlesin, et ma ütlen, kes veel otsib sellist proteiini, siis XS vadak on. Mulle ka meeldib väga, et konsistents on. Jah, et mitte ei ole kakaomaitseline vesi, vaid on ikkagi kakaojook täiesti. Jah, jook, täpselt siuke mõnus. Jah, ja et selleks ei ole vaja piima. Piisab ka veest. Piimaga on ka muidugi, aga et just, et veega saab ka täiesti teha. Me oleme ka kogu aeg veega teinud. Sinul oli jälle üks pleki eemaldamise aktsioon, on ju, et meie armastatud järeltulija ajas porgandid peale endale. Porgandi mis seda püreed. Porgandi püreed, jah. No mis ikka. Ja porgandi ei taha välja tulla. Ikka lokk ja see mitte suu, lokk ja pliits ja kuum vesi ja korras. Ja läks nii, et ei olnud kääre vaja. Ja ei pidanud lepadrinnusid peale on pärast aukudel. Et Grete tahab. Grete, jah. Kuulame Grete sind. Ja tulen, püüdsin kätte saada. Kui siin juba vaudest läks juttu, siis ma tahan ka vau öelda. Teate, mul on iga hommikune, teate, mis mul seljas on? Näete, ma jõudsin vahepeal kuulata ja duši all käia. Teate, kui on duši all niimoodi käia. Aga minu iga hommikune vau, teate, Aigu popsik. Miks ta mu iga hommikune vau on? Sellepärast, et kui mul on siin 3 last, 1 on lasteaeda, 2 on vaja kooli saata, siis jookseb veel mees ringi, kellel on kadunud püksid, traksid, kestab smuutit, kestab mida. Mul ei ole aega seda putru siin passida siin pliidi ääres. Viskan vee kopsikusse, pudru kopsikusse, lasen ta keema, jätan ta sinna kaane alla ja tulevad mul siin 10 minuti pärast kõik söövad ja lakkuvad poti üle. Et nagu ongi iga hommikune vau, ausalt. Ma enam ei kujuta ette, et ma nagu mingi muu poti või kopsikuga siin hommikuti toimetaks. Vaata, seda võiks jälle selleks, et aru saada, seda võiks teinekord teha nii, et annad näiteks 2 nädalaks sõbrale või sõbrannale annad selle poti ära ja võtad tema poti, võtad endale ja katsud siis kuidagimoodi hakkama saada. Ma kujutan ette, et juba teisel päeval ütled, ei aitab, kuna lõpetame selle eksperimendi. Ei tead, Talis, ma ei võta tema potti, mul on need pottpannid, mul on see suur pottpann ka või siis see 4-liitrine pott, ma siis teeks vist putru seal suures potti. Aga nende pottpannidega on keeruline, jah, ema võttis mul selle keskmise ära, pole siiamaani tagasi andnud. No, kuule, aga siis oleks ju väga hea, kui sina võidaks näiteks selle, on ju, et kui loos naeretab, et igal juhul süüa sa oskad meil hästi teha ja oskad näidata välja ka nii,
et võiduvõimalus on tegelikult hästi suur. Sest jah, väga super. jah, igal juhul on suur. Et rääkige seda oma meeskonnas teistele ka edasi, et see on tegelikult sellega saab ju kõiki teha, on ju, kõiki asju. Me oleme isegi, minu arust sa oled isegi mingit kooki teinud kunagi. Kooki, kõike. Ja seda, selles mõttes sellist kooki nagu mingit ahjukooki, selles mõttes. Pitsat. Ja, loomulikult. Just. Saab selle suure panni palju ideaalselt. Aga jah, et me tõmbame siis selle vitamiini jutu kokku sellega, et tegelikult on ju praegu, me oleme ikka nii aru saanud, et praegu on ilmastik on täpselt selline, et kui sul immuunsüsteem on nõrk, siis mitte midagi teha ei ole, sa jääd lihtsalt haigeks. Jah, et toome selle väikse veel kõrvalmärkuse või siia juurde, et kuidas Tiiu Sinikas ütles, et tegelikult külmetushaigusi ei ole olemas. Lihtsalt kui immuunsüsteem on nõrk ja sa saad natuke külma, siis on haigus, võtab su lihtsalt, aga see ei ole külmetushaigus. Ja paljud ei usu meid, kui me räägime neile, et sisuliselt me ei ole olnud 10 aastat haiged, et meil siin jah, et kui me Inglismaalt tulime, siis oli, mina tegin küll testi, ei olnud mingit koroonapoissi, sul koroonatüdruk oli, on ju. Sul oli ka kindlasti koroonatüdruk. Jah, aga et ei näidanud, on ju. Ja nüüd me saame ka nüüd tänu sellele geeni, sellele varamu värgile saame tegelikult siis selle ka teada, et kas meil on siis mingisuguseid neid antikehi või on nad jäägitult kadunud. Või on nad paljunenud. Ja paljunenud, on ju. Et igal juhul selles mõttes tasub Nutrilite'i nagu usaldada ja üks fakt ka veel, et mida te võite oma tuttavatele öelda, miks on Nutrilite number 1 ja miks tasub seda usaldada. Vaadake, Reedene koolitaja rääkis väga hästi sellest fütoainetest. Mina siiamaani ei teadnud seda fakti, et fütoained on see, mis tegelikult kaitsevad taime ja kui taim võetakse siis jala pealt maa või lõigatakse maa, siis seda ma tean küll, et 2 tunni jooksul peab olema see taim purgis. Aga miks? Aga miks seda ma ei teadnud, et ma sain aru, et siis on ta lihtsalt värske. Aga tegelik põhjus on selles, et siis on fütoaine toimib kui säilitusaine. Et fütoained säilivad siis, jah? Ja selle tõttu ei ole lisatud sinna mingit säilitusainet ja kui sulle hakkab keegi rääkima mingit sellist Hiina jura, et ta toob kuskilt looduslikku tooraine, toob kuskil Hiinast, ükskõik kust kohast, et kui väidetakse, et see vitamiin on looduslik, kui tuleb küsida ainult seda, et kas tootja kasvatab ise selle taimsed komponentid ja kui ta seda ei tee, siis ei saa ta tegelikult ilma säilitusaineteta looduslikku toodet pakkuda. Et seal on igal juhul on säilitusaine sees, sest et ta lihtsalt ei säili. Vot nii. Ja äkki keegi tahab veel midagi jagada? Ja mingit kas sellist hästi põnevat fakti või siis kas või ka seda, et hästi mingit sellist lühikest fakti, mis tema sellest reedesest koolitusest sai. Nutrilite'ile tehakse 15 000 testi kuus. See on lihtsalt uskumatu. Väga suur. Ükski firma ei tee, mitte ükski. Isegi ravimitele mitte ei tee. Isegi ravimitele mitte. Just. Et see oli ka täiesti silmade vahele. Ja väga head nõuanded olid ka nendele küsimustele, et kui inimesed küsisid seal, et ka vähi puhul on võimalik abi saada, aga muidugi hästi kontrollituna ja ka glükosamiini puhul, et kui teil on ka juba näiteks mitte deformeerunud, vaid natukene muudunud, näiteks põlv või ka sealt on võimalik abi saada, et siin ei ole selliseid olukordi praktiliselt, ma sain aru Tiiu Sinika jutust, et mitte mingisugust lootust. Saab abi. Et kui meile endile tundub, et on juba, mis ma enam siit hakkan midagi, ei saab. Ka väljapääsmatutest vähiolukordadest on. Ja et siin peab kindlasti ütlema, et et arstiga kindlasti konsulteerida ja vähi puhul ta rõhutas, kui te mäletate, et ei tohi võtta vitamiine siis või multivitamiine ja üldse vitamiine siis, kui see haigus on veel kehas, aga kui keha on puhas, siis keha turgutama hakata. Ja siin alles alustada, aga see on arstiga koostöö. Ja kindlasti arstiga, et me ei ole mingid arstid.
et see on nagu väga oluline teada. Ja minule jäi ka veel meelde see ja julgustamised, mis minu need meditsiini minijad ütlevad ka, et palun laske oma verepildist teha analüüs ja õigus küsida raua, B-vitamiini, D-vitamiini näitu oma veres. Mitte nii, et vaadatakse peale ja öeldakse teile, et nüüd teil on vaja seda, teist ja kolmat. Ei. Usaldage seda verepilti. Aitäh, Annela. Just. Väga hea. Nii, sa midagi tahad? Ei lähe praegu? Ei lähe, aga ma tahan rääkida ja siis, et siis tõmbame otsad kokku ja nüüd ma annan natuke informatsiooni, et mida me teeme reedesel süsteemi õhtul, tuleb hästi põnev, sellepärast, et me soovitame siis, kellel on olemas siis nii-öelda mobiili liikmelisus ja kellel ei ole, tasub see liikmelisus uuendada, kas siis venekeelne või ingliskeelne ja ingliskeelse tsepi pealt tahame me siis läbi nii-öelda arutada sellise paari nagu Dominic ja Carina McKenna. Ma näitan teile nüüd nende perepilti. Dominic ja Carina siis koos oma Dominica ema ja isaga, kes on siis Founders Executive Diamonds Austraalias. Ja ülivinge paar, et just see, et missugune energia, nad on Glenda Leonardi ja Peter Coxi ja Amgat Gabrieli ja Ben Fisiku nii-öelda siis selles suures liinis. Et mina ütleks selle kohta nii, et miks see on, ma ütlesin Talisele kohe, kui ma selle ära kuulsin, isegi kui ma saaksin aru ainult veerandi sellest plaadist, siis ma oleksin juba võitja. Et ta on nii eluline, ta on nii nad räägivad palju emotsioonidest ja üldse, ta on nagu elus ja eluline. Eks, et ja seal on nagu nii palju head informatsiooni, nii palju head energiat, et see on väga eriline salvestus. Selle sama tsepi peal mõtleb Clark Broom näiteks ka, kuidas ta ehe näide sellest, kuidas sa võid olla teemant ja elu juhtub sinuga ikka. Nii et seda tahame läbi arutada ja kes siis kuulab vene tseppi, et sealt me oleme ka võtnud ühe plaadi, ma vaatan kohe, kas mul tuleb see pilt siia ette. Jah, tuleb. Nii, tunnete ära. Peter Cox on ju. Ja vaadake, kui huvitav on tema on selline slaidide meister, et kui sa kukud maha, siis see on õnnetus. Aga üles tõusmine on... Kui sa jääd maha. Kui sa jääd maha. Jäädki maha, siis see on õnnetus. See on sinu valik tegelikult. Ja siis me jõudsime järeldusele, et tal on täpselt mitmel seminarid, ta käinud palju, ta on plaate kuulanud, mitu plaani ta on näidanud ja siis Talis ütles, et temal küll ei ole täpseid numbreid ja ma ütlesin, et selge pilt, sangviinik. Sest ainult melanhoolikutel on sellised asjad kirjas. Et ei ole mul seda melanhooliku poolt mul ei ole. Et seal on ka vene tsepi peal on ka Aleksandra Piliptšuki väga hea lindistus, mis räägib siis just konkreetselt praegusest ajast. Ukraina turule tehtud Connect on tegelikult vene tsepi peal. Nii et lihtsalt see, et kes ei ole pikka aega kuulanud, tehke see julguskäik ja tehke endale see mobiil avatuks. Et te saate niivõrd palju, me ei räägi üldse äri ehitamisest. Ei pea üldse äri ehitama. Me räägime seda, et te saate aru, kes te olete, miks te üldse elate. Ja et kõige tähtsam on teie ümber, teie pere. Sellest saate aru. Muidu te ei saa aru. Ära nüüd hakka õpetada. Muidugi ei saa aru. Kuulake plaati, Et reedene süsteemi õhtu siis kell 8. Me tõesti nii tahame teiega seda arutada. Ja homme õhtul siis oleme me Poola kaubaga tagasi ja neljapäeval hakkame siis neid laiali jagama. Mõnedel on veel natuke mõned kingitused kätte saamata. Ma näen siin mõned
ekraanil mõnda inimest, Jah. kes ei ole, aga et saavad. meil tuleb uus loosimine juba. Ja. Et olge tublid, olge terved, sööge teadlikult vitamiine, teadlikult just. Oi, tervitust. Sööge teadlikult vitamiine ja jooge vett. Ja siis näeme jälle, siis on kõik hästi. Ja. Just, suurepärane ja aitäh. Nii et hästi inspireeriv jälle kohe. Ja tõstud. Ilusat Ja tõstud.